Tere, ma olen Kristjan Kuutok ja mul tuli selline hull mõte, et räägiks investeerimisest videosse ja teeme 10 osa, kus ma üritan kokku võtta kogu selle kõige põhilisema, mis seda investeerimist puudutab. Et ma juhin Vau.com usaldusfondi, kus mina, mu abikaasa ja 17 partnerit üritame siis rahalist vabadust saavutada ja põnev on iga päev nende teemadega tegeleda ja siis mõtlesin panna videosse kokku sellised kõige põhilisemad asjad, mis ma olen märganud, et inimestel investeerimisega seoses nagu tekivad. Et ära käsitle seda investeerimissoovitusena, neid videosid, sellepärast, et disclaimer lihtsalt on selline, et sa pead ise viima ennast kurssi, rääkima spetsialistidega, et see, mida mina siin räägin, on lihtsalt subjektiivne, et ära selle põhjal mingeid investeeringuid tee ja pärast ära saada meile arvet, et said lossi või et kuidagi see sulle hästi välja ei tulnud. Ja mida sina sellest videost saada võiksid või neist 10, kui sa jaksad vaadata, sa võiks saada inspiratsiooni, et see inspireerib sind tegutsema. Ja täna alustame siis sellise teemaga, et kuidas alustada investeerimist ja kõige põhilisem alustamise juures, mis mina olen aru saanud, ongi see alustamine ise, et inimesed lihtsalt ei alusta, et 10 inimesest võib-olla 9 räägib investeerimisest ja 1 siis seda päriselt teeb. Et see tuleb nagu hästi ruttu välja, et inimestega arutame investeerimisest, aga siis ma kontrolliks nagu küsin peale pikka juttu, et et kui palju eurosid sa oled investeerinud, siis tavaliselt tulebki vastus, et veel ei ole, aga ma lihtsalt nagu uurin ja mõtlen, et võib-olla see ongi nagu kõige olulisem selle alustamise juures, et alustada, et kohe praegu täna, mitte homme. Teine asi on see, et inimesed kipuvad võib-olla alateadlikult looma distantsi enda ja nende inimeste vahel, kellel on juba mingi arvestatav jõukus, siis nad näevad neid rikkaid nagu kuidagi halvana. Et kui sa seda teed, et siis see ei aita sind edasi, sest sellepärast, et sa lihtsalt psühholoogiliselt lood sellise distantsi vahele, kus sa ma arvan, et mingid universumi jõud ei lase sul sinna jõuda ja lase sul investeeringuid teha iga kuu natukene näitekski, et kui sa seda jõukust nagu halvaks pead. Siis 3. asi, mis on torganud silma, et inimesed ei näe perspektiivi, et nad mõtlevad kogu selle rahatrükki ja üldse, et äkki on mingid riskid, et miks seda raha üldse panna kuhugi ära, et parem kui ta enda juures, kulutad selle ära, ostad võib-olla nii-öelda investeerid, ostad köögimööbli näiteks, et sul on midagi käega katsutavat, et sa ei näe seda perspektiivi. Et see on nagu hästi raske, et kuidas sellest üle saada. Aga ma ütleksin nii, et trüki sisse näiteks säästude kalkulaator ja sisesta sinna näiteks 200 eurot iga kuu, pane enda näiteks pensioniraha, ma ei tea, näiteks 5000 või 8000, oleneb kui vana sa oled, või 2000, kui sa oled noor. Ja pane see algkapitaliks, sisesta iga kuu sinna veel näiteks 200 eurot või pane 15% oma palgast, palju sa teenid ja pane näiteks aasta tulususeks näiteks 12%, või 11%, mis on selline, ütleme, USA aktsiaturgu näiteks keskmine tootlus ja vaata, mis summad sul tulevad näiteks 5, 10, 15, 2 aasta pärast ja motiveeri ennast läbi selle, et sa näed seda perspektiivi, et see on rohkem kui köögimööbel, et sa võid mitte teenida, aga saada endale 500 000 eurose varanduse juba tegelikult mingi 15 aastaga, et selles mõttes see on täiesti reaalne tavalisele inimesele nagu mina ja sina. Siis 4. asi, mis on torganud silma, et see inimestel on teatav võõristus selle koonerdamise vastu ja nagu õigusega ka, et see kuidagi kui sa lähed naisega sööma ja ütled, et kuule, maksa sina täna, et mul pole rahakott on kodus või et see koonerdamine nagu häirib, et see investeerimist peetakse selle koonerdamisega kuidagi nagu ühte jalga käivaks, et tegelikult see nii ei ole muidugi, et selles mõttes sa peaksid selle enda elustiiliga ühildama, mitte hakkama teisi inimesi kuidagi tüssama ja kogu rahakotti kuskil kohmitsema, mul hetkel ei ole nagu maksta, et seda sa ei pea kindlasti tegema selleks, et investeerida. Et mina näen selle
alustamise puhul seda, et mida meie oma fondis näiteks propageerime, et sa maksad iga kuu lihtsalt selle arve ära nagu kommunaali arve, et sa ei varasta kuskilt oma naise tagant seda raha, restoranist käid, ütled, sul pole jootraha kaasa, nii edasi, vaid sa lihtsalt maksad selle ära, ausalt nii palju, kui sa suudad, kohaldad enda elustiili selliseks, et sa jaksaksid seda teha ja that's it, et rohkem sa ei pea sellega tegelema. Siis 5. asi, et inimesed ütlevad, et noh, et see ei ole minu töö, et ma käin, ma ei tea, olen teenindaja või töötan näiteks kokana näiteks restoranis, et see on see, mida sa teed tööna, miks ma pean investeerima, aga tänapäeval on tegelikult ikkagi nii, et kui sa elad kapitalistlikus ühiskonnas, nagu meil on siin ka õnn praegu olla, et siis sa pead seda raha asja, kooliharidus meil ei ole seda sees, aga tegelikult see peaks olema nagu esimeses klassis juba lapsed peaks seda hakkama õppima, et see raha on ju kõige olulisem, sellepärast, et kui sa teed töö juures süüa, oled kokk näiteks, see on üks asi, aga sa käid ju sellepärast, et raha saada ja see raha on iga töökohaga käib kaasas, et see ongi see, mille pärast sa hommikul peamiselt tööle lähed. Ja kui sa nüüd sellesse ei süvene, siis sellest ma arvan, me oleme kõik juba aru saanud, et riik ei ole meie rahale hea peremees ja riik kindlasti seda raha ei investeeri meie eest hästi, me peame seda ise tegema ja sellepärast sa pead sellega ennast kurssi viima. Ja loodetavasti need 10 videot, mis me teeme, aitab ka mingit väikest inspiratsiooni sulle sellel teel kaasa anda. Ja 6. vabandus või selline, mida inimesed ikka toovad teemaks, et ma ju ei teeni piisavalt, et mul ei ole lihtsalt raha seda teha. Et siinkohal mul tuleb meelde Eestis hästi naisinvestorlust ja üldse seda investeerimistemaatikat propageerinud Kristi Saare, kes ütles, et ta tegi seda 10 euroga, eks ole, õpetaja palgast alustas 10 eurot kuus ja siis ta mingi aeg sai selliseid vihaseid kirju, et ta lihtsalt tundis, et ta ei mahu ilmselt sinna narratiivi, kus arvatakse, et investor on, esiteks ta on vanem, teiseks ta on meessoost võib-olla, kolmandaks ta on juba rikas, mis on küll väike vastuolu, sest investeerimise alustadki selleks, et ju jõukust koguda, mitte see ei pea juba jõukas olema. Aga ühesõnaga, et kui seda teeb õpetaja, naisterahvas ja nooremapoolne ja et teenid keskmise palga või vähem, et siis see näitab, et see saab teha igaüks ja see koputab sinu südametunnistusele, see inimesi nagu vihastabki, et sa tead tegelikult, et sa saaksid sellega hakkama, aga sa ei tee seda. Ja rohkem neid selliseid põhilisi ei ole. Järgmise osas räägin sellest, et kuhu investeerida, aga kui see jutt sul mingil määral huvitav tundus, vajuta like-nuppu, see aitab kindlasti meid nagu edasi seda asja ajada, et me saame suurema entusiasmiga videosid teha. Ja kui sul kinnisvara huvi pakub, siis sa võid vaadata vov.com, seda fondi, mida mina juhin, et me koondame seal rahalist vabadust huvitavad inimesed kokku ja investeerime ühiselt kinnisvarasse, et saad sealt täpsemalt lugeda, kui huvitab. Aitäh!